Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas, eetris on värske Krimiraadio. Nagu ikka, saadet juhivad ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning koos meiega on ka endine tipp-politseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt, kes tänapäeval jagab oma rikkalikke kogemusi erabusinesses. Tänases saates räägime pikemat või lühemat aega vanglas karistust kandnud isikute taasühiskonnastamisest, selle muredest, probleemidest ehk ka rõõmudest. Teemat aitab meil seekord lahata Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži taasühiskonnastamise õppetooli lektor Maret Miljon. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Maret, öelge, kas pole siis nii, et küürakat, see tähendab paadunud kurjategijat või retsidivisti päästab ikkagi vaid haud? Ei, see nii kindlasti ei ole ja ma arvan, et siin on ka teada ju, et sildistamise teooria järgi, et kui me ise kleebime sildi kellegile peale ja ütleme, et ta on lootusetu, ta on paadunud kurjategija, ta on kaabakas, et siis inimene hakkab selle järgi käituma. Et tegelikult, kui me räägime sellest, et uut võimalust anda, siis me peame looma ka selle võimaluse temale seda uut identiteeti kuidagi luua ja vanglas on see koht. Andres, aga kuidas sulle tundub oma varasema kogemuse pealt öeldes, et kas on ikkagi piisavalt palju selliseid inimesi, kes oma tegude ja mõtlemisega ei ole võimelised ennast muutma ja pigem vanglas olles valmistuvad uueks kuriteoks näiteks? No, ma arvan, et viimase 30 aasta jooksul on ikka selles valdkonnas elu väga muutunud. Ehk niimoodi pahasti ei väljendada, aga vanasti siis, nagu sa ise ütlesid, et küürakat pärandab ainult haud, siis ütleme 90-ndatel oli see probleem, et need inimesed tulid välja, või esiteks hakkame sellest pihta, vangla oli ise paras kuritegevuse ülikool ja need, kes välja tulid, siis kui nad ei saanud väljapääsu, ütleme sellest seltskonnast, kellega nad on neid kuritegevused teinud, siis see viiski uute tegudeni, sest midagi üle teha. Kurjategijate retsidiivsus tihtipeale sõltub ikkagi sellest keskkonnas, kus ta on, kindlasti mingi osa midagi üle teha, tänapäeva rohkem räägitakse võib-olla ka mingisugust geneetilist poolt, aga isegi siis on võimalik seda parandada, nii et keskkond, 90 tänapäeva on väga erinev. No aga kas ikka ei ole nii, et enamik inimesi ennast vanglas kuidagi parandama ei kipu, valmistuvad järgmiseks võib-olla, ma ei tea, kuriteoks, see on ju selles kasvulava, loovad igasuguseid sidemeid, uusi kontakte, mõtlevad skeeme välja? No ma mõtle lõpuni. Siin ongi see suur vahe, mida võib-olla tänapäeva eriti nooremad kuuled ei tea. 90-ndal oli Eestis, isegi veel selle sajandi alguses, oli tsoonid. Vanglasüsteem ei olnud, nagu öeldakse, kambrisüsteem, see oli tõesti ülikool, inimesed, kes sattusid sinna võib-olla mingisuguse ettevaatamise tõttu, võisid sealt pärast välja tulles olla isegi professionaalsed kurjategijad. Tänapäeval ikkagi see vanglasüsteem on üles ehitatud sellele, et inimesed on suhteliselt isoleeritud, neid vaadatakse, kellega nad koos on ja mis ma siia tahan lisada, ma olen rohkem kui kindel ikkagi kriminoloogiaga tegelenud ja sellele otsa vaadates, et meie suur ikkagi võimas kuritegevuse langus, eriti vägivalla kuritegevuse puhul 400-lt siin umbes 20 juurde, on tänu sellele suuresti, et me läksime üle täitsa uue vanglasüsteemini. Aga Maret, ma tulen siit konkreetsema näitega. Me ühelt poolt ju tahame kangesti olla head ja südamlikud ja empaatilised, aga ma toon näite, mis loetud tegelikult möödunud nädala, kas isegi lausa lõpupoole Delfist, et kus oli juttu siis nii-öelda retsidivist Tõnust, ütleme, et ta nimi oli selline, kes lubas ju elukaasale, et ta on muutunud inimene ja ennast parandanud inimene, aga kui ikkagi naine kuidagi avastas siis mehe minevikust rasked laste vastu sooritatud kuriteoepisoodid, siis mehe sarkas loom ja loomulikult siis vägistas ja tappis selle sama naise. No mis hea teost või taas ühiskonnastamise me sellise inimese puhul ikkagi rääkida saame?
No konkreetset juhtumit on võib-olla keeruline niimoodi kommenteerida, aga et näiteks, et mida see inimene varem on läbinud või teinud, aga kui vaadata täna, mida vangla tegelikult pakub, alates erinevatest sotsiaalprogrammidest, kus on võimalik oma käitumist, hoiakuid, mõtteid muuta, aga need on, mõnes mõttes on nad ju vabatahtlikud, et kui inimene ikkagi päris ka pärast pidevat motiveerimist sinna ei soovi või ei soovi psühholoogilist abi või nõustamist, et siis võib-olla jah, mitte. Aga kui me vaatame ka näiteks, võtame need samad retsidiivsusnumbrid, mis on siis, ütleme, et me hindame, kas meie karistus on tulemuslik või mitte. Et ja kui me võrdleme maailma vanglasüsteeme, näiteks Norra, siis kui samadel alustel retsidiivsust arvutada, siis nad on suhteliselt sarnased arvud. Samamoodi on siin Põhjamaadega, Soomega võrreldud ja ka seal on sarnased arvud. Et võib-olla siis mingi teatud osa sul jääb, kes ei soovi ise muutuda või pole veel sinna jõudnud. Aga ütleme niimoodi, et kui lootus on ja meie usume vanglatöötajatena, et siis see muutus on tegelikult võimalik. Võib-olla inimene pole seal kohal veel oma elus, et seda muutust teha. Muide, millised need kriteeriumid on, mille alusel see retsidiivsuse arvutamine käib? See on üks selline asi, millest ma pole kunagi võib-olla täpselt lõpuni aru saanud, et mis need komponendid selle juures on? Erinevad riigid tegelikult arvutavad erinevalt, et seepärast ei ole vaja neid numbreid niimoodi päris üks-ühele võtta, aga täna arvutavad kolleegid, kriminaalpoliitikud minu teada 2 aasta, kui inimene on näiteks vanglast vabanenud ja 2 aasta jooksul saab uue süüdimõistva kohtuotsuse. Siis see näitab retsidiivsust? Ja, siis on tavaliselt kirjutatud 2 aasta retsidiivsusmäär. Aga kui on seal 3 aastane, siis on juba nagu mingi muu siis on 3, üldiselt näiteks seksuaalkuritegude puhul öeldakse, et see tuleb pikema ajaperioodil ilmsiks, et seda võib-olla on targem nagu pikemalt vaadata, aga Eestis vaadatakse 2 aasta ja vaadatakse, et oleks süüdimõistev kohtuotsus. Ja ikkagi veel üks näide nii-öelda päriselust ja see juhtus siin võib-olla mõni kuu tagasi üsna siin lähedal Kappeli tänaval, kus ka pealt näha taas ühiskonnastunud tegelane, kes oli naabrite hinnangul väga tubli töömees ja remondimees ja ehitusmees ja mis iganes, siiski ühel heal päeval tarvitanud siis mingisugust psühhotroopset ainet, ikkagi kukkus seal nii oma külla tulnud külalisi kui ka oma naiste lapsi seal peksma ja seal toimus ka mingisugune plahvatuse ähvardamine, nii et ütleme, kõik see läks liiva, et kui hoolikad, siis lõpuks ikkagi tuleb valida neid, kellega on mõtet tegeleda ja kui palju on siis ikkagi neid, kelle puhul võta või jätta, paraku siin pole midagi taas ühiskonnastada, et tema kohta on vanglas ja kogu lugu. No Eesti karistuspoliitika on ju selline, et iga kinnipeetav üks päev vabaneb. Järelikult on vaja kõigiga tegeleda. Ja kui me vaatame nagu parimat teadmist, mis meil täna on, see on kuritegevusest irdumise mudel, mis ütlebki, et see on pikaajaline protsess, see on individuaalne, see on nagu just kui rätsepa töö selle inimesega. Ja seal küsitakse põhiküsimus, mis on see, mis paneks inimesi kuritegusid ära pöörduma? Kas need on olulised suhted talle? Kas ta on leidnud uue motivatsiooni elus? Kas näiteks vanglatöötajad aitasid teda millegiga, et mis on tema jaoks need pöördepunktid, kus ta tegi selle elu muutuse ja sõltuvusained võivad olla täpselt need, mis toovad korraks selle tagasilanguse, aga nüüd on oluline mõtestada seda, et see ei ole lineaarselt ülesminev kiire protsess, et keegi saab klõpsust sul kuritegevuse välja lülitada. Et ta võibki käia üles-alla. Nüüd, mis on see tugisüsteem, et tegelikult see inimene uuesti sealt välja tuua ja reele aidata? Aga teeme siin väikese pausi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Nagu ikka on eksperdina meil abiks Andres Anvelt. Tänases saates uurime, kas paadunud kurjategijast võib saada ühiskonda sobituv mõistlik inimene näiteks. Teemat aitab lahata Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži taas ühiskonnastamise õppetooli lektor Maret Miljan. Maret Miljan, me oleme siin eelmises saatosas ühte ja teistpidi proovisime sellest aru saada, aga ma ikkagi pean üle küsima. Kas teie hinnangul iga paadunud
pätti ikkagi on võimalik parandada, no ma ei tea, nii nagu võib-olla mõnda rikkis tolmuimejat ja ühiskonda tagasi tuua? Jällegi alustaksin sellest, et kõigepealt, kui me need pättideks ei pea, vaid jah, nad on õigusrikkumise sooritanud, aga nüüd vaataks, et milline nende tulevki võib olla. Muidugi koos inimesega, inimene peab ise vastutuse võtma. Aga mida see eeldab? Professionaalsed ametnikud. Et meil oleksid täna, meil on Euroopa kõige parem väljaõppe. Sisekaitseakadeemia õpetab korrektsiooni eriala ja meil on isegi parem väljaõppe mõnes mõttes kui Norra vanglates. Et meil on välja õppinud psühholoogia, õiguse haridusega spetsialistid, kes võib-olla oskavadki täpselt iga inimest suunata, aga inimese enda osa on seal muidugi olemas ja me ei saa seda ära jätta, kui inimene ise ei soovi või näiteks ka uuringud ju näitavad, et mõni võib-olla peab 5-6 korda sisse-välja vanglast käima, enne kui käib see klõks ära, et nüüd ma soovin seda teie pakutud abi. Ma täpsustaksingi üle, et öelge, kas termin paadunud pätt on tänapäeva mõistes juba liigmisliig, et ei sobi nii öelda? Jaa, see on liigmisliig, jah. Ja ütleme, et need riigid, mis on ka võib-olla eesrindlikumalt vaatavad seda, et seda sildistamist nii oluliselt ei oleks, et kohtusaalis pannakse silt külge, aga millal ta saab sellest sildist lahti? Kas vanglaväravast välja minnes, kas kriminaalhooldusel olel, millal ta saab, millal ühiskonnana meie ütleme, et sa oled nüüd oma karistuse ära teeninud, et näiteks ka ma tean, et osad vaatavad ka keeleliselt üle kõik asjad, et ei oleks sildistavalt, et ei oleks kurja tegija. On näiteks, et kriminaalhooldusteenust kasutav inimene. Vahi. Kas me siin ei lähe liiga pehmeks, Andres, mis sa arvad? No kurjategija on ikka kurjategija. No ma ühest poolt mõistan täitsa Maretit, sellepärast, et ta räägib seda juttu, mis ütleme niimoodi teoorias ongi väga vajalik, et selle pealt muuta ka praktikat, sest ega tõesti sildistamine ei ole kunagi head teinud. Ükskõik, kui oled küürakas või oled sa rikkis tolmime, eks ju ikkagi on sildistamine. Kusjuures ma Karel ja vaidlen vastu, ma olen elus vähemalt 2 tolmemat peanud ära viskama suutnud neid korda teha. Nii et ma arvan, et sama asi on ka ühiskonnas, ehk midagi ei ole teha. Esiteks me ei jõua ideaalis niikuinii iga inimese täitsa sinna kuhugi hinge sügavusse saada aru võib-olla tema kuritegevuse algetest, sest ma veel kord rõhutan, kuritegevuse alged võivad olla ka geneetsed, see on täitsa uurimistööd maailmas, mis tehakse, vägivald siis just ma tahan öelda, kindlasti siin juures ka võib-olla seksuaalkuritegevus, aga siin peabki neid lahutama, sest väga paljud on tegelikult tervislikud küsimused. Seksuaalkurjategijad, ma rõhutan veel kord, et olles eri elufaasides nende probleemi kokku puutunud poliitikas või siis varasemalt politseitöös, siis need ongi väga keerulised juhtumid, mida ei saa alati rääkida harilikust retsidiivsusest. Kokkuvõttes muidugi lihtsalt lühidalt öelda, et jah, võib-olla see paadunud pätt on see kirjanduslik väljend, aga ühiskonnas rahvakeel seda ikkagi kasutab ja eks ka ajakirjandus kasutab, aga mis ma tahan öelda on see, et kahjuks me nii pea kindlasti kõigini jõua, et selles mõttes olgem realistlikud, me oleme niigi palju saavutanud, edasi tuleb liikuda, aga hakata natukene siis ütleme, tegema võib-olla ühiskonnas liiga selles mõttes, et me ei räägi asjadest nii nagu on, siis me võime tekitada inimestes frustratsiooni ja eemaldumist riigist. Ütleme isegi kurjategijate normaalsed inimesed. Aga Maret, kas te vaidlete vastu, et siiski on inimesi siis kurjategijate seas või vanglates karistus kandmas, kes on ikkagi nii sedavõrd põhimõttelised, et nad ei vaja ega ei taha mingisugust sellist meie mõttes normaalset elu ja tegelikult ikkagi et on valmis pigem ikkagi üha uusi kuritegusi sooritama, et nad on parandamatud. Kas selline nähtus on teie arvates olemas? Mina vaidleksin sellele selles mõttes vastu, et jaa, sul võib olla inimene, kes esimese vangistuse ajal, näiteks meil on väga palju ju sõltuvusprobleemidega kinnipeetavaid ja esimene vangistus ta võib-olla ei näe veel oma probleemi absoluutselt. Ta ei huvitu sellest pakutud ravist või programmidest, sest tema mõtleb, et see on okei elu, et ta teebki väikse pausi ja siis läheb välja tagasi ja jätkab sama elu. Ja võib-olla selle esimese vangistuse ajal oli väga keeruline
ka näiteks meie väljaõppinud ametnikel temaga tegeleda. Aga kolmandat korda tulles on temas juba midagi küpsenud, ta on valmis ja seetõttu on väga oluline, et meie professionaalidena teaksime, et see lootus või usk, et kui meie selle ära kaotame, et siis ei ole sellel inimesel ka tegelikult ei olegi seda usku, et kui meie usume, siis on vähemalt üks inimene, kes usub tema muutumisse ja uuringud on näidanud, et sellest ühest piisab. Andres, sellest ja ühte asja, kellest me oleme rääkinud, ütleme sellisest keskmisest masskurjategijast, nagu niimoodi võib öelda, eks ju, need inimesed või süüdi mõistetud, nimetame siis õiguslikult korrektselt neid, kes on siis teinud oma kuriteo kas siis näiteks mingis emotsiooni tahtel või mõjul, kes on olnud mõjuainete all ja midagi ta teha, need on kahjuks enamus, aga me ei ole üldse rääkinud ja see on täitsa uurimata, mitte uurimata ala, aga ta on keerulisem ala. Meil on olemas tegelikult täitsa professionaalsed ja organiseeritud kurjategijad, kelle jaoks on see kultuur ja elustiil. Tema ei saagi ennast muuta, sellepärast tal ei ole võimalust. Sest kui ta tuleb nüüd vanglast välja, ütleb, et lugupeetud kolleegid minu grupeeringust, ma nüüd asun ausale teele, siis ta, ütleme eesti keeles, koristatakse ära lihtsalt. Ja nii mõni kurjategija, ütleme organiseeritud kurjategija on ka seda juhtunud. Nii et on olemas ka täitsa teine subkultuur, mida Eestis on kindlasti vähemaks jäänud, aga ta on ikka kuskil olemas, ta on oht, mis võib tagasi tekkida ja üks asi, mida me kindlasti peame olema valmis, on ka mingisuguse etnilise kuritegevuse muutus, kuna Eesti on ikkagi sellises globaliseeruv maailma osa, meil on erinevad probleemid, mis on igasuguste konfliktikolletega ümber, meil on inimeste liikumist, meil tekivad subkultuurid ja sellega seoses me peame olema ka selleks valmis, et need tänased meetodid, mis on päris hästi aidanud Eesti nagu sellise kuritegevuse langusele kaasa ja taasühiskonnastamistele, ei pruugi mitte ühel hetkel enam olla nii efektiivsed. Muide ma jäin selle sildistamise peale sinna pisut mõtlema, et kui oluline see selline sildistamine ikkagi teie kogemuse põhjal kinnipetaval on. Mis ma pean silmas on see, et mul hakkasid käima kõiksugused ajakirjanduslikud pealkirjad läbi, kus ma ei tea, surmakutsarid, see nimekiri on eks ole pikk, et kui oluline nüanss see tegelikult selle juures on? Kuidas see mõjutab inimest? Kui me psühholoogias teame, et sinu mõtted loovad tegelikult ka võib-olla, näiteks depressiooni näide, et sul on negatiivsed mõtted, on ju, mis võivad kogu see negatiivne enda pildi ja enesekuva võib isegi sind depressioonini viia. Siis samamoodi on see sildistamise teooria ja uuringud näidanud, et kui ühiskond näeb sind kurjategija ja pätina, siis sa võtad selle sildi ja hakkad käituma. Võib-olla proovid ükskord, ei tuld välja ja siis tuleb sul see väliskõne just kui su enda sisekõneks, et mis nüüd ma olengi ju see pätt, eks ma pean siis niimoodi käituma. Mulle meenub, et Andres oligi hästi teada tegelane nimega Juri Ustimenko, käis siin ka mõne meediamajaga kohut seetõttu, et talle ei meeldinud, et ta kutsuti siis sarimõrvariks või kuigi 5 laipa tema sellel siin käigul järele jäi, et ma ei tea nüüd, kuivõrd see on nüüd mõistlik jätta teda nimetamata sellisena, nagu ta on. Minut küsid. Kandev paus. Kandev paus, mina arvan, et seda ta on, sellepärast ta on ise seda teinud, ta on saanud ka kõige karmima karistuse, mis saab olla eluaegne. See tähendab seda, et tema vabastamiseni võib veel minna väga palju aega ja seda vahepeal hinnatakse kõik muud. Need on ikkagi sisulised erandid, võib-olla ma Mareti ütleme juttu tugedes või nagu siis toetades tahan öelda seda, et kahjuks me teeme tihtipeale ühiskonnas ja ka ajakirjanduses selliseid kuidas me ütleme, teeme otsuseid või sildistusi väga konkreetsete üksikute indiviidide pealt. Aga kui me kanname seda ikkagi sellele massile üle, keda vanglas, eks ju, on rohkem kui neid erisusi nagu Ustimenko ja ma ei tea, kes kõik teised on, siis me võime nendele esimestele, kes tahavad võib-olla elus muuta, välja tulla, sest ta tuleb välja, öeldaks, sa olid Ustimenko, kes istusid ühes tiivas ju, mis iganes, ja oled juba silt küljes, et vaata isegi sarimõrvar. Aga räägime arvudest.
kui palju hetkel vanglas karistust kandnud kurjategijad naasevad vanglasse, tähendab jah, kui me enne ka natuke rääkisime sellest retsidiivsusest ja mis ta praegust Eestis keskmiselt on, et kui paljud? Ja 30% oli vanglast vabanete retsidiivsus, aga nüüd need, kes on vanglakaristuse vanglas lõpuni kandnud, sest nad osad jätkavad karistust kriminaalhoolduse all, aga need, kes nüüd kas avavanglas kannavad või kinnises vanglas, seal just eelmine aasta üks magistritöö uuris seda ja siis avavangla retsidiivsus on 29%. Sooritavad siis 2 aasta jooksul või saavad uue süüdimõistva kohtuotsuse ja kinnisest vanglast siis 39. Et ka tegelikult, kui me siin vaatame, et millist vangla tüüpi siis nagu eelistada, et avavanglas, kus jällegi see taasühiskonnastamine on ja võimalused kõik, et inimene saab väljas tööl käia, saab võib-olla õppimas käia, kõik juba nagu eluga tutvuda, et seal on need arvnäitajad ka paremad. Kas pole nii, et avavanglasse pääsavadki nii-öelda mõistlikumad tegelased sealt ja seetõttu on ka nende see retsidiivsus madalam? Aja jooksul on tegelikult neid tingimusi muudkui lõdvendatud, et pääsevad, et mõte on selles, et tegelikult võiks olla see vabanemine kõikidele järk-järguline, kinnine, avavangla ja siis kriminaalhooldus. Jah, algusaegadel oli tõesti niimoodi, et väga valitud olid ja siis oli valitute pealt hea nagu teha järeldusi, aga praegu on ikkagi, kõik nad muidugi ei vabane läbi avavangla, et võib-olla 5% praegu, aga palju laiem on see, et ka kõrgohtlikud näiteks saavad avavanglasse. Kunagi nimetati neid keemikuteks. 90-ndatel oli erikomendatuur, kus siis inimesed, kes tulid vanglasse, nagu öeldakse, tinglusi väljas, Männiku ja näiteks terve ühiselamu oli, nad olid keemikud ja siis neid valvas miilits, aga seal oli retsidiivsus ka muideks parem kui põhivanglas, aga sinna said ainult paremad. Ma jäin mõtlema, et kas on mingisugune, ma ei tea, kriitiline aeg, et kui sa oled, ütleme, ma ei tea, näiteks 3 aastat kinni istunud, siis on sinu taasühiskonnastamine juba raskem või kas läheb mingisugune aeg, kus saab öelda, et nüüd tuleb selle inimesega võib-olla kuidagi teistmoodi tegeleda? No üldiselt öeldakse pigem niimoodi, et alla aastased karistused kinnises vanglas on mõttetud, sest sa ei jõua selle inimesega midagi teha. Sa võtad talt ära vabaduse, sa võtad talt sellega ära võib-olla kodu, töö, peresuhted, mingid asjad ja siis sa esimesest päevast peale hakkad uuesti seda siis nagu üles ehitama, et kui on, aga kui me vaatame täna keskmine vanglakaristus on seal 4 aasta tuuri ja uued, mis määratakse, ongi natuke üle aasta. Et eks siis me peame kiiresti kohandama, et mida me saame teha. Jah, et võib-olla kui on hästi lühikesed karistused, siis pigem oleks mõistlik kogukondlikke karistusi kuidagi kriminaalhoolduse all või siis avavanglaga neid asju lahendada, aga kui on ikkagi pikemad vangistused, siis sul on võimalik pakkuda ka tegevusi. Muidugi teistpidi väga pikad karistused jällegi võõrandavad väga inimest ühiskonnast. Teeme siin jälle väikese pausi. Krimiraadio jätkub. Tänases saates uurime, kas iga kurjategijat on vaja proovida ikkagi taas ühiskonda tuua. Stuudios on ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Stuudios on ka ekspert Andres Anvelt. Krimiraadio tänaseks külaliseks on Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži taasühiskonnastamise õppetooli lektor Maret Miljan. Maret Miljan, selgitage siis lähemalt, milles see taasühiskonnastamine siis ikkagi nii-öelda sisuliselt seisneb? Mis töö see on, kui me räägime vanglas sellega tegelemisest? No sisuliselt on see niimoodi, et iga inimene, kes vanglasse tuleb, et hinnatakse ära tema riskid ja vaadatakse ka justkui, et mis on siis need põhjused, miks tema kuritegusid sooritas. Et näiteks kui me ütleme, et keegi varastab, aga see, kas ta varastab sellepärast, et tal on puudulikud tööoskused, see, et tal pole haridust või see, et tal oli vaja raha sõltuvusainete jaoks, need on ju täiesti erinevad asjad,
et me saaksime siis seda individuaalset lahendust sellele inimesele pakkuda. Ja kui need riskid on nii-öelda ära hinnatud, siis vastavalt sellele konkreetsele inimesele tehakse karistusaja plaan ja siis hakatakse toimetama. Aga mis oskusi meil on vaja inimesel, ametnikul, vanglaametnikul selleks, on esiteks koostöösuhte loomine, siis motiveeriv intervjueerimine, üks selline korrektsiooni põhioskused on, mis on ka Euroopas kokku lepitud, et need on võib-olla need asjad, mis edasi aitavad ja motiveeriv intervjueerimine on näiteks coachimises, igal pool juhtimises, tervishoius väga kasutatav nõustamisviis, et koostöösuhe, motiveeriv intervjueerimine, ise eeskujuks olemine, kognitiivkäitumuslikud sekkumised, et täiesti teaduspõhine lähenemine, siis näiteks veel probleemilahendusoskuste õpetamine, sest paljudel on ka võib-olla need asjad puudulikud ja meil on väga palju ka sotsiaalprogramme, siis vastavalt sellele näiteks, kui inimesel on vihajuhtimisega probleeme ja tema kuritegu on just sellepärast toime pandud, et ta oma viha ei suuda ohjata, siis sellest programmist võib abi olla. Ja kui on madalama riskiga kurjategijad, siis uuringud ütlevad, et kõige parem tegelikult on neile tööhõivet pakkuda ja mitte neid nii-öelda programmidesse suunata ja kui riskid juba tõusevad, siis on ka intensiivsemalt vaja tegutseda. Ühesõnaga, tänapäeva vangivalvur, kui nii võib öelda, pole enam selline võtmekimpu kõlistav ülbe nuiamees, vaid midagi muud, jah? No kindlasti on midagi muud, sest ka valvurilt me eeldame ju head suhtlemisoskust, sest see on selline, meil on väga turvalised vanglad ja ka tegelikult head suhted on turvalisuse üks komponent, aga enne ma rääkisin võib-olla meie kõrgharidusega ametnikest, kes Sisekaitseakadeemias korrektsiooni eriala on lõpetanud, kellel on need kõik motiveerimise oskused ja need teadmised olemas. Aga Andres, sa ju mäletad väga hästi, kuidas veel 90-ndatel ja 2000-te alguses ei peetud just eriti heaks, kui vanglatöötajal või eriti veel vangivalvuril oleks olnud liiga lähedased ja liiga head suhted nüüd kinnipeetavatega, sest see sageli oli mingisuguse järgmise kuriteo allikaks või põhjuseks kindlasti. No nii ja naa. Tegelikult kui me räägime, nagu sa ütlesid sellest võtmekõlistajast, eks ju. See on stereotüüp, jah. Siis kindlasti just 90-ndatel veel selle sajandi algus, kui me räägime tsoonitüüpi vanglatest, siis oli ka väga palju kaasuseid, kus nad olid ise kaasatud siis kas ebaseadusliku asjade üleandmisse, eks ju, loobiti igast asju üle vangla aia, eks ju, pudeliviinast kuni narkootikumideni välja, vahendati näiteks vanglast väljapoole, siis kasutades ära ka neid samu nii-öelda võtmekõlistajaid, siis näiteks varastatud vara tagasimüümist, autode tagasimüümist, mida kõike. Siis muidugi tänase vanglas ja üldse see üleminekuvärk, et kui ma nüüd vaatan selle peale kõrvalt nagu, siis kindlasti on see natukene teistmoodi, need kontaktid on teistmoodi kontrollitud juba üksi selle pärast, et sul peab olema kontaktivajadus. See on ikka oluline, et sa oled selle inimesega nagu seotud. Teine asi, kui me räägime 90 tagasi, siis väga paljud kontaktid olid ka seotud vajadusega, selles mõttes, et need inimesed, jällegi me räägime operatiivtöötajatest, kes hoidsid silma peal ühtepidi kurjategijatel, said ka seda informatsiooni kurjategijatelt või süüdi mõistetult, mis seal vanglas toimus, siis midagi sarnast on kindlasti ka tänapäeval olemas, aga need inimesed eeldavadki siis paremat ettevalmistust, aga veel, kui ma ütlen, olles siin ikka aeg-ajalt ka mõne välisdelegatsiooniga siin käinud, alles hiljuti siin Tallinna vanglas, siis või julgen öelda seda, et see need suhted, kes kui palju kellegiga suhtleb, on ikkagi väga reglamenteeritud, et see ei ole päris niimoodi, et ma võtan selle võtmekimbu ja jalud kõigist ühest plokist teise ja räägin kellega tahan, nii et seal on oma suhtlusvajadus, nii nagu ka menetlustes on menetlusvajadused, et saada informatsiooni. Kas see taasühiskonnastamise protsess hakkab pihta absoluutselt iga reaalselt vangi mõistetud inimesega või ikkagi saab kohe alguses mõne puhul selgeks, et on tegelikult täiesti normaalne, intelligentne inimene, ta on aru saanud, mida ta teeb, et temaga ei ole vaja mitte midagi teha, teda ei ole vaja taasühiskonnastada, las istub aja ära ja jalutab siit välja?
no kõikidel, kellel on üleaastane karistusaeg, nendel hinnatakse riske ja koostatakse siis see karistusaja plaan. Ehkki kõigil on mingisugune konkreetne plaan olemas? Jaa, kõikidel on konkreetne plaan olemas, et võib-olla tõesti, kui inimesel ei ole seda haridust vaja omandada, meil on vanglas ka kool, siis ta ei lähe ja vanglas on ka ülikoolis võimalik käia, siis ta võib-olla ei lähe haridust omandama, aga võib-olla on tema mõtlemises ja käitumises midagi, võib-olla on tal peresuhteid vaja arendada, et kõik eluvaldkonnad, mis võiksid sind toetada pärast õiguskuulekal teel ja see, et naasta, kas või see, et sul elukoht oleks, kõik asjad, et need kõik valdkonnad võetakse nüüd iga inimesega läbi, et tal vabanedes oleks võimalikult hästi ette valmistatud. Öelge, kas piibli tundmine ja 10 käsu teadmine on kohustuslikud? Mul on jäänud mulje, et kõik nii-öelda vanglatest pikema või lühemaajalise karistuse järel ühiskonda tulnud inimesed, kes nii-öelda vähemalt proovivad siin kuidagi ühiskonda sobituda paremini, siis nendel on üldjuhul ka mingi sellisem, isegi võiks öelda sellisem äärmuslikult tihe side usuga või religiooniga. No täna umbes 37% vist oli see, kes kuidagi ennast määratleb mingisuguse usu järgi, et vanglas on siis seda vangla religiooni, see protsent on natuke kõrgem, kui me vaatame meie sellist ateistlikku Eestit nagu üldiselt. Aga retsidiivsusuuringud jällegi on näidanud, et kui inimene on leidnud selle usu, kas või leidnud selle vangla usu ja leidnud oma selle Jumala, et see võib olla see, mis temale mõjub pöördepunktina, et ta pöördub ära sellest teelt ja see võib teda nagu aidata jah, et selles suhtes vanglates on hingehoid väga hästi korraldatud, aga see, et nüüd kõik peaksid usklikud olema või et sul oleks kuidagi usk ette määratud, seda ei ole, et ikkagi see usuline vabadus on väga tugevalt olemas ja pigem vangla aitab siis sellega, et need hingehoid on tagatud kõikidele. Aga kas seal ei või olla see taga, et kui ma selle nii-öelda usuteekonna seal valin, siis ma saan võib-olla sealt müüride vahelt kiiremini välja, ma ei tea, kas või lootuse külla? Võib-olla kohus vaatab ja otsustab, et sa oled oled nii-öelda näidanud ennast võib-olla hea käitumisega vanglas, oledki mõned programmid läbi käinud ja saadki võib-olla lootuse külla varem välja. Aga mina näen seda ainult positiivsena, sellepärast, et see ongi see sama järk-järguline vabanemine, millest me räägime. Et lootuse külas seal võib-olla on kõige vähem seda nii-öelda sildistamist. Sind võetakse sinna kogukonda ja sa saad juba vabamas keskkonnas hakata katsetama, et kuidas see elu on. Juba ilmselt minu kõnekeelsetest termitest saab aru, et ma väljendan mingisugust ühiskondlikku suhtumist, et mitte just liiga hästi ei vaadata sellele, kui keegi vanglast tuleb ja jäädaksegi ilmselt kõõrdi vaatama tema tegemisi. Üldiselt, kui palju või kui valmis on meie ühiskond, meie riik, meie riigi ametid selleks, et korraldada inimeste elu ka nüüd siinpool vanglamüüri normaalselt, et ta ei kukuks tagasi? Ma arvan, et see on nagu läinud järjest paremaks, et kas või näiteks Justiitsministeerium ise on siin teinud ju väga häid algatusi siin tugiteenuse, majutusteenuse projektide näol, kus pakutaksegi täpselt, et on teada, et elukoht on suur retsidiivsusfaktor, et kui inimesel seda pole, siis sul on psühholoogilise abi ja toetatud selline teenus, kus inimene saab näiteks 6 kuud pärast vanglat elada, et saada endale jalad alla. 6 kuud saab ta nagu sellise soodustingimustel mingisuguse ühiselama toa, sain ma nii aru? Jaa, aga need on sellised MTÜ-de poolt korraldatud sellised majutusteenust pakkuvad asutused, et nad et päris võib-olla ei saa isegi oma tuba, võib-olla kellegiga koos, aga seal on nagu väga selge päevakavaga ja seal on töötamine ja seal on psühholoogilised abid ja kõik on nagu läbi mõeldud, et kuidas sealt, et see on samm edasi, et kuidas sealt siis minna ja seal näiteks, kui inimene on olnud, seal saab veel kauem olla kui 6 kuud ka, et kui inimene on vähemalt 9 kuud seal teenusel olnud, siis on need retsidiivsus näitajad juba lähevad alla. Andres, kus on meil kõige kitsam koht nii-öelda ühiskonna vaates? No, olen sellega kokku puutunud just, kui Eestis käis haldusreform
ehk tegelikult kohalikud omavalitsused on seinast seina täitsa. Seesama, mida Maret rääkis praegu, vanglast vabanemine, ka elukoht, kas või see ajutine majutamine, siis kohalikud omavalitsused tihtipeale on kahjuks sellised, mõned päris on tõrksad, kui pildi peale, nagu öeldakse, Excelites tundub, et kõik peab korras olema, ka rahad liiguvad seal, siis ei ole spetsialiste võtta, kes selle inimesega tegeleksid, ei ole seda elamispinda võtta, kui on elamispinda võtta, siis naabrid ei taha, kui naabrid ei taha, siis ütleme, naabrid tahavad, isegi võib-olla siis seesama vabanenud isik ei taha jälle ja või siis juhtub ka selline asi, mis on juhtunud omavalitsuste puhul, et leitaksegi mingisugune siis ühiselamu või mingi selline asupaik, kus nad satuvad jälle kõik kokku ninapidi ja hakkavad siis mõtlema välja oma uut teed vanglasse. Aga ühe asja lihtsalt hüppa ruttu tagasi, kui me räägime religioonist, siis ei unustada ühte asja. Eesti, mis kahjuks suuresti tuleneb, me küll liigume sinna lääne poole ja oleme seal juba, aga kui me räägime ikka sellisest vene subkultuurist, organiseeritud kuritegevuse, üldse varaste kultuurist, see on organiseeritud kuritegevus, siis oma esimesest tööaastatest ma mäletan, kui ma pidin minema näiteks Tšingli hotelli tänaval Männikud 99, kus vabanes see süüdimõistetu enne tähtaegselt ja minu ülesanne 18-aastaselt Sinelis, tulin sinna tema tuppa, ühiselama tuppa ja pidin paluma talt riidest lahti võtta, täitsa paljaks ja kirjeldama kõiki tema tätoveeringuid, joonistama pildi peale need ära ja kusjuures suur osa nendest oli seotud religiooniga, kirikute ja kõige muud asjadega. Ma sain sealt minema, aga see oli üks osa protsessist, ma tahan öelda, et see religioon on mingil määral see alati ligidal olnud, sest inimene ka kuritegu sooritades otsib mingit lunastust kas või hetkeks, siis kui ta on kellelegi vägivallaga või vargusega kurja teinud. Ja seesama näide või see, ütleme, Andrese kogemus, olen ka ise paljude omavalitsustegelastega suhtlenud ja kuulnud samamoodi väga palju nurinat, et näed, nüüd siia tuuakse ja me ei osanud midagi teha. Aga kuidas muuta sellist ühiskonna suhtumist? On võimalik, mis protsess see selline olema peaks? No teadlikkuse kampaaniad, võib-olla ka see, et me täna siin räägime, et sellest asjast nagu tegelikult rääkida ja samas ma saan ka kohalikest omavalitsust ja nende piiratud eelarvetest aru, aga põhimõtteliselt kui me teame, et sellised ühiselamu tüüpi on kriminaalse keskkonnaga ja soodustavad kuritegevuse kasvu, et siis võib-olla võiks mõelda mingisuguseid teisi lahendusi, täpselt nagu see Justiitsministeeriumi enda majutusteenuse projekt, et me ise teeme neid tarku ja tõenduspõhiseid lahendusi, sest tegelikult on seda uuritud ja teadmised on olemas, et kuidas me saaksime seda asja parandada. Krimiraadio. Krimiraadio viimane veerand on jätkumas, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg ning meiega on ka endiselt ekspert Andres Anvelt ning külaliseks oleme täna palunud Maret Miljani, kes on Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži taasühiskonnastamise õppetooli lektor. Maret Miljan, ega ma ju ei eksi, kui ütlen, et me oleme eeskujuks võtnud Skandinaavia maailma tipptasemel taasühiskonnastamise süsteemi. Tõesti, me oleme võtnud eeskujuks ja ka me teeme tihedat koostööd nendega ja nad on väga rahul nii-öelda meie edusammudega või isegi imestunud, kuhu me sellise lühikese ajaga jõudnud olema. Nii-öelda oma hariduse andmises, mida me Sisekaitseakadeemias anname, kui ka see, kuidas me vanglas kinnipeetavaid taasühiskonnastame. Aga kas meil, kes me oleme sellised pisut slaaviliku rabelemise ja pisut vägivaldsemad kui skandinaavlased, on mõistlik ennast nendega võrrelda? No see on hea küsimus, kas meil on mõistlik võrrelda, aga samas kui me vaatame kas näiteks selle järgi, et kui palju on vanglas juhtumeid, kui on ametnikke rünnatud, siis meil ei ole vägivaldseid juhtumeid ametnike vastu, meil on väga turvalised vanglad ja isegi Norras on mõningaid juhtumeid ette tulnud. No ma küsin teistpidi, et Rootsis, Norras, Taanis, Soomes, Rootsis Skandinaavia maades tervikuna selle on süsteemis palju raha. Nad saavad nii-öelda iga liigutuse kinni maksta
iga vangi ülalpidamine seal maksab väga palju raha ja võrreldes meiega kordades rohkem. Et selles mõttes, kas meil on mõistlik seda süsteemi jälgida, arvestades meie kasinaid võimalusi? No meil on kindlasti mõistlik selle poole püüelda või kas või neid samu töömeetodid või neid tõenduspõhiseid praktikaid üle võtta. Ja alati ongi võimalik ka ju see, et meil on tegelikult vangistuse määrad kõrgemad kui seal, et me siis vähemalt ütleme niimoodi nagu täna, et me tegeleme selle ohtlikuma otsaga nii-öelda ja need, kes on vähem ohtlikud, nendele võib-olla pakume lihtsalt tööhõivet vanglas või proovime nad siis võimalikult kiiresti vanglast välja saada. Kas on midagi sellist, mida me oleme selle nii-öelda Skandinaavia süsteemi puhul pidanud kuidagi nii-öelda Eesti võtmesse adapteerima? Et mis on tegelikult ikkagi hoopis teistmoodi? Tegelikult on ka siin kõik rätsepa töö, sest et me just tegime, Sisekaitseakadeemia tegi Norra koolituskeskusega koostööd, et ühiseid õppematerjale välja töötada ja nad tulid kohale ka meie vanglatesse ja see ei ole selline võistlus, et me peame kuskil numbritega minema edasi, see on lihtsalt vaatamegi konkreetset situatsiooni, mida meil on, näiteks turvalisus on väga kõrgelt paigas, taasühiskonnastavad meetmed on paigas, võib-olla tuleb veel sellist suhtlemist rohkem arendada, võib-olla tuleb sellist paindlikkust nüüd natuke sisse tuua, sest ütleme, et kui 90-ndatel oli siin selline kriminaalne korralagedus seal vanglates, siis mingi hetk ju kord muutus ka kõige olulisemaks, et nüüd on võib-olla saavutati siis kord, et nüüd võib-olla on omakorda vaja suunduda siis natukene jällegi leebema ja paindlikuma lähenemise poole, kus siis see suhtlemine ja see inimlikkus ja see nutikus võib-olla on esikohal. Andres, olukorras, kus me juba aastaid elame sellises eelarve kärpimise tingimuses, et raha on alati vähe, kui sageli sa tajud, et see vanglasüsteemis või taasühiskonnastamise süsteemist raha väljavõtmine või sinna mitte andmine on üks esimesi kohti nii-öelda poliitiliste rahajagamiste juures? Kusjuures ei taju väga palju, selles mõttes, et ma nüüd ei oska öelda, kus viimastel aastatel, kui mul õnnestus olla justiitsminister ja pärast kõrvalt vaadata ka seda protsessi, kus me kõik ju võitlesime iga oma sendi pärast siseministrina, siis väga suuri kärpid ei ole. Seal on võib-olla probleem olnud natuke teistsuguse poliitilise taustaga, et me oleme püüelnud kokkuhoiu poole läbi siis vangistuste aja ütleme seal poliitilise vähendamise ja ka läbi selle näiteks, et kergekäeliselt esimest kuritegude eest vangi ei panda enam, see on toonud kaasa meil ikkagi väga tõsise, või ütleme, mitte tõsise, ma ei nimeta praeguse hetkel, ma ei näe selles väga suurt ohtu veel, aga väga siis suure kuritegevuse mitte kuritegevuse vangide arvu langemise, et meie vanglasüsteem on ajalooliselt kõige madalama siis vangide arvuga. Seda peab muidugi tõesti nüüd ikkagi ka siis kas või ütleme teadlaste ja kriminoloogide poolt jälgima, kas see toob kaasa ka mingit tagajärgi, praegu ma seda ei näe. Küll ma ühe asja tahan ära õiendada. Vägivaldsuse poolest Soome meist küll kuskil väga kaugel ei ole. Ei perevägivalla ega ka tapmiste arvu kohta ühiskonnas. Teiste riikidega natukene raskem arvata, Rootsis on ka arvud suhteliselt kõrged. Nii et see tuleb ära õiendada, et me seal väga kaugel nendest ees või maas ei ole. Sarnase veregrupiga. Aga ma ennem siin maalisin ette stereotüüpse endise vanglavalvuri või vangivalvuri, kellel oli, eks ole, kumminui ja kõlisev võtmekimp, ülbe hoiak ja mingisugune selline siis süsteemile omane käitumine, aga ma saan aru, et tänapäeval selliseid vanglaametnikke pole. Milliseid te koolitate? Keda te üldse sinna kooli ootate? Mis inimesed need siis olema peavad, kes tänapäeval vanglasüsteemis tööle hakkavad? Ja, et Sisekaitseakadeemias pakume siis kutseõppe raames vanglaametnike õpet, mis on nüüd uuest aastast pooleaastane õpe ja võib-olla keda me ootame on sellised missioonitundega inimesi, kes soovivad tegelikult ühiskonda mingit muutust tuua. Et ka vangivalvuri puhul on oluline see, et need suhtlusoskused, muidugi see turvalisus tagamine ja kõik see ka, aga keda me veel ootame on korrektsiooni erialale õppija tulevad inimesed,
see on väga unikaalne võimalus ühendada siis näiteks, kui on psühholoogia huvi, kui on õiguse huvi, sotsiaaltöö huvi, et ja lisaks siis enesekaitse ja turvalisuse teadmised, et need on kõik sellise kombinatsioonina kokku pandud ja ainukesena Euroopas on sul võimalik saada kõrgharidust. Sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi saab Sisekaitseakadeemias, nii et meil on väga kõrgelt haritud spetsialistid, nii et 1. juulini on vastuvõtt, saate õppima tulla. Muide, kui suur on tavapärane huvi selle eriala vastu või nende erialade vastu? Meil on ikkagi piisavalt on valikut, kelle seast siis komplekteerida parimad kokku. Kui palju mängib selle eriala puhul roll ikkagi rangus? Peab ta ikkagi olema range või väljuvad sealt ikkagi sellised, ma ei tea, sellised head hooldajad, psühholoogid, nõustajad? No, mina ütleks selle kohta niimoodi, et teooria alati näitab seda, et kui sul on ainult toetus ja selline nagu kaisukarude paitamine, siis ei tule sellest midagi. Kui on ainult reeglid, siis on sul selline autoritaarne õhkkond, ei tule ka sellest midagi head. Ikkagi täna on niimoodi, et reeglid peavad paigas olema, aga toetus ja hool peab ka kõrge olema. Ainult sellisel juhul me saavutame sellise keskkonna, kus me suudame nagu ühelt poolt korda tagada, aga teiselt poolt pakkuda siis vajalikku abi ja individuaalset lähenemist kõikidele inimestele, kes vanglas on, ja seda uut võimalust. Ma saate lõpuks paluksin teil kirjeldada hüpoteetiliselt tulevikku, ehk siis seda, milline näeb Eesti see vanglasüsteem välja, ütleme 10 aasta pärast. Kas selleks ajaks on ka Viru vangla kinni või kuidas see süsteem välja näeb ja jäänud on ainult üks, ma ei tea, siis Tallinna vangla ja või pole enam sedagi või kuidas see pilt olema saab? Arvustame, Andres, sinust. Arvestame, et aega on vähe. Ja, arvestame, et aega on vähe. Vangla kinnipanek 1 või 2 on puhtalt ikkagi suuresti poliitiline otsus, nii et siin on väga raske arvata, missugused suunad meil poliitikas 10 aasta pärast on. No, mina loodan, et osakaal, kinnise vangla osakaal kindlasti väheneb ja seda avavangla osakaal palju suureneb ja võib-olla kunagi tulevikus, ma ei tea, kas 10 aasta pärast muutuvad ka meie vanglad selliseks, et need on pisemad vanglad ja kogukonnas, et meil on seda inimese taasühiskonnastamist, sest ta tuleb kogukonnast ja läheb kogukonda, on siis parem teha seal koha peal kui kuskil kaugel eemal. Siis sellised vanglakodud. Selle mõttega tänane Krimiraadioga lõpetab, rääkisime vanglas karistust kandnud isikute taas ühiskonnastamisest, muredest, probleemidest ja ehk ka rõõmudest. Täname kuulajaid, täname ka saatekülalist Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledži taasühiskonnastamise õppetooli lektorit Maret Miljanit, saadet juhtis ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, eksperdina oli nagu ikka abiks Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimiraadio. Krimiraadio.